nagu lubasin, siis üle pika aja räägime ka sellest valgest autost. Natuke on edasi tehtud. On jäetud ka sõnumid akna peale, et asjad meelest ära ei läheks. Aga eelmine kord vist jäimegi pooleli siit tagaratta juurest. Vaatame siis siit üle. Mingid poldid olid puudu, täpsemalt olid need siis tagatihvri poldid. Aga siin on siis hetkel veel see jooksuvarras tagasi panemata. Sellega juhtus väike õnnetus. Nimelt me hakkasime keerama seda siia käänmiku külge. Ja siis otsustas siin samas, kus see auk seal taga on, otsustas see polt pooleks minna. Igatahes saime uue varda ja varsti keeran sellega tagasi. Vahepeal on ka siis ja pidurid hakkama pandud. Need on S6 sadulad koos uute remondikomplektidega. Lisaks on siis autol küljes meil tagatihver. See on S4B5 alt 411 ülekandega. Seal otsas on siis meil ka poolteljed. Need on siis 108 milliste siseotstega. Mõlemad on Audi 80 2.3 esimesed. Vasakpoolsed, sest need klapivad pikkuse poolest taha. Muus osas tagant siit peale varda puudu midagi ei olegi. Stabika kondid paneme ka. Ja siis on tagant kettad, klotsid, piduritorud ja saab rattad alla. Keskelt paistab siis 6-käigulise kardaan. See on tsipa lühem kui 5-käigulise oma. Siia pidi siuksed custom üleminekud tegema, sest see kardaani vahepukk on veidi nihkes 80 ja B5. Kuid iseenesest need sai päris tugevad ja võiks hoida kinni küll. Eespoolt läheb ta siis kokku meie 01E kastiga ja sealt paistab siis juba esisild, mida oli eelmises videos näha. Kuid seal on ka üks asi, mis me ära muutsime, mida ma kohe lähemalt näitan. Nii ees, mis siis uut on? Kuna käänmikul olid poldid kaduma läinud, siis sai ostetud üks uus tavaline ja teine on siis Excentrikuga. See Excentric polt on siis Powerflexi toodang. Need saab Inglismaalt tellida ja nendega saab siis esirataste kallet muuta. Iseenesest proovisime, täitsa üks jagu annab timmida, ehk siis saab raja jaoks või mis iganes ürituseks päris ägedaks. Siit eest on ka veel Stabika kondid vaja lisada ja siis on samamoodi kettad, klotsid, piduritorud ja rattad alla. Seest on ka natukene mõned muutused toimunud. Kõik istmed me võtsime välja, sisu sai maha müüdud, sest auto läheb kahekohaliseks. Ette tulevad ainult poolkorvistmed esialgu, taha tuleb turvakaar. Kunagi edaspidi võib-olla tuleb täispuuri ja täiskorvistmed. Kuid esialgu üritaks selle ikkagi tänava legaalsena saada arvele. Kunagi sai nendest velgedest ka üks pilt pandud, aga räägiks nendest natuke lähemalt. Need on siis Audi A8 talveveljed, 16 tolli, aga nad on hästi kerged. Kaaluvad ainult 6,2 kilo. Seega siia peale saab koosta võimalikult kerged rehvid, ning seega on pöörlevat massi võimalikult vähe. Ja puhtana ja lõikevan on need veljed isegi üsna tip-top välimusega. Teiselt poolt autot, kui ma enne filmisin, paistis siit see huvitav punane kast. Siin sees on siis B4 pedaalid, need ei ole tavalised, vaid siin on siis elektri-gaasipedaal, pärit on nad diisli pealt. Aga gaasipedaali poteka osa, mida siin küljes hetkel ei olegi, selle ma panen bensiiniauto oma, see on mingisugune Volkswagen Polo või Seat Inca või midagi taolist, 1.4 mootoriga, aga igatahes selle skaala sobib 2.7 ja siis saab ilusti 2.7 L-gaasi tööle. Iseenesest sõidur ja piduripedaal on sama, aga kogu kronsteini peab ikkagi ära vahetama. Siin auto katusel ilutseb siis see originaalpaak. Seda me alla tagasi ei pane. Siin tuleb eraldi alumiiniumpaak ja vahepaak. Selline süsteem, aga ilgelt nunnu oleks, kui keegi selle paagi ära ostaks või teeks midagi tarka sellega. Kelle luvi on, võib anda endast märku. Hetkel siis siinkohal sellega lõpetaks, et veoosa on koos, poolteljed on küljes, kardaan all. Rataste juures olekski vaja veel pidurid lõpuni viia. Need Stabika kondid panna, kõik mis puudu on. Siis saaks rattad alla keerata ja asuda ehitama kütusesüsteemi ning mootori juhtmestikku.